näitleja koolis õpitakse näitlemist. Mitte lugemistega. Ma ei tea, siit kohtatakse ka. Aga olgu, kui mul on mikrofon anti. Täna siis maamees, muidu. Istuvad 2 maameest köögis ja võtavad viina. Tuppa tuleb. Taksi koer läheb oma kausis sööma. Üks mees ütleb teisele, et vaata, kui lühikesed jalad sellel korral on. Teine vaatab, ütleb. Ei ole näed nii lühikesed midagi, näeb maani ulatavad küll. Et no vot jälle, maamees. Maamees istub kõrtsis, pudel on mina ees, klaas kõrval ja joob viina klaasi järel. Sõber läheb juurde küsib, et kuidas nüüd niimoodi siis üksi penni siin jood, et juhtus midagi. Maamees ütleb, et see õudne lugu, ma ei julge sulle rääkida, aga koju minna ei julge ja naisele otsa vaadata ammugi mitte, et vaata. Niimoodi, et läksin mina hommikul lehma lüüsma. Võtsin lüpsiku, istusin lehma alla, tassin tal või mul jalaga lüpsikul päeva, võtsin nööri, sinusin selle jala siis postimile kinni, istun lehmale, tal lööb teise jalaga mul selle lüpsiku kinni. Siis jälle teise nööri, sinusin teise jalaga postimile kinni. Seda mõttes oli sabara mulle mütsi peast ära, mul nööri enam ei olnud, võtsin pükste pealt vihma, hakkasin saba üles talama, kisid mu püksid kukkusin alla ja samal hetkel astus naine uksest sisse. 2 maamees läksid kalale, istuvad paadis jõe peal ja maduse rong sõidab mööda. Üks meestest tõuseb püsti, võtab mütsi peast, langetab pea ja teine räägib, et sa oled ikka üks suure südamega mees. Niimoodi kadunukesele avaldad siin viimsetel kaastunnet. Mees istub paati tagasi, paneb mütsi pähe, viskab õnge vette, ütleb, eks sai eide kõik elatud kah aastaid. Võtta, mul ei ole ühtegi ühikut, milles lehte keerata. Et tuleb kuidagi hakkama saada. Aga kõndib maamees mööda mereranda. Tuju on läinud, taluga läheb kehvasti, kodus tänitab, naine mõõrib, hakkama sa millega ei saa. Togib jalaga kivikesi, muremõtt peas juba isegi surmamõtted ja järsku mingi pudel paneb selle jalaga. Kord lendab pealt ära ja siin tuleb välja, mis suust pärimees soovib. Mees mõtleb, mis sa igasid elud tahad enam, et tead, mul üks plaan on küll, et tahaks minna reisile Kanaari saartele, aga vaata lennukiga mina ei julge lennata seal, see on maduda ja ega vaevadega on sama jama. Tee mulle siit rannast autotee Kanaari saartele, et siin ütleb, sa hulpeast, sa kuuled ette, siin on mitu ookeani on vahel, mitu sügavikku, mitmekümned tuhanded kilomeetreid. Kust ma võtan selle kõik materjali, millega täita terve mäeahelikud lähevad selle tarvis, et mõtle midagi vägemat välja. Maamees mõtleb, et aga tee siis nii, et ma naistest aru saaksin. Jim haikib ja küsib, mitme realisi me selle tee teeme? Lennukis lendavad, siis palju inimesi lendavad, ühe ringi peal istuvad siis tuumafüüsika professor ja üks ikka on sattunud kõrvale 10 aastane umbes. Mängib seal oma numbuga, blablabla, professoril vaatab närvidega ja mõtleb, et kuidas saaks tõrugu, kes nagu natukene niimoodi taltsutada, et räägiks taga miskit juttu ja siis küsib tõrugu käest, et kuule, äkki räägime midagi mingistest teemadest või midagi, et läheb aeg kiiremini ja siis sa ei pea selle nupuga siin jahverdama ja tõrugu paneb nupu ära ja ütleb, et olgu nõus, millest me räägime. Mees, see professor mõtleb, et tegaks seda tõrukut pisut ja ütleb, et räägime siis tuumafüüsikast. Tõruk ütleb, et nõus. Aga vasta enne mulle ühele küsimusele.
kits, hobune ja lehm. Kõik söövad rohtu. Aga ometi on kitsel on pahulad, hobusel on julgad ja lehmal koogid. Miks see nii on? Professor mõtleb, aga seda ma küll ei tea. No vot, ütleb. Ise tahad minuga tuumafüüsikast teada, sa ei jaga mitte sittagi. Maamehe naine, päevad oli üks oli kodus. No jah, kogemata juhtus nii, et soetab omale arvukese. Arvukestega nagu ikka, te teate, see on tavaline asi, eks on alati tuleb valel ajal tuleb mees koju ja kuhugi pageda ei ole ja nagu see kord. Mees tuleb ja on ka kuhu ikka, riideruppi, klassika. Aga riidekapis 8-aastane perepoeg istub vaikselt. Natuke aega vait, siis hakkab rääkima. Siin on nii pime. Mees ütleb, on jah pime. Mul on õnge ripp. Äge räägib mees. Osta ära, ahviid osta mul peale, kui aga ma hakkan karjuma. Palju maksab? 100 eurot. Loll on peast 100 eurost, ma saan 10 ripp oma. Aga ma hakkan karjuma. Selge. Tehakse tehing ära. Mõni aeg läheb mööda, nädalakest paar, täpselt sama situatsioon, mees jälle kampi ja poiss jälle, nagu maksin selle ees. Väga vaikust, poiss hakkab rääkima. Siin on nii pime, mees tõmbab pingesse. On jah, pime. Kui mul on see spinnikurull. Nii, ütleb mees. Kuule, osta ära. Liigusta. Aga ma ka karjama, ütleb poiss. No palju tahad selle eest? No 100 eurot. Mees ostab rolli ära ja läheb nädalakest paar mööda, isa räägib poisi, et mul läheb kavale. Poiss räägib, ma ei saa minna, mul ei ole rikkam, rull, mul on midagi. Ma kinkisin sulle sünnipäevaks, riba ja rolli ja terve komplekti, mis on siis? Maha müüsin, ütleb poiss. Nii, palju sa raha said? 200 eurot. 200 eurot, mis sa saad hull peast? Sellise vahet kasuga müüsid maha. Ma vaevalt 20 maksin nende eest. Tead poiss, see on nüüd küll patt. Nüüd sa pead patu andeks paluma. Ja läheb pihile, kisakas läheb. Läheb sinna kabiini sisse. Kuuleb, teised pole tuleb ka keegi. Ei oska kuskilt otsast alata siis ja ütleb vaikselt ohates. Siin on nii ime, kes poolt koostab. Poiss tuleb ära, hakka jälle peale. Pastor teab jutlust. Peab jutlust kirikus ja näed, et kuskil seal üks mees magab, teised kõik kuulavad, tema magab. Rahvas läheb peale jutlust kirikust välja. Kutsub selle mehe siis enda juurde ja hakkab loomima, et tule neis. Mis sa naine teed? Mina räägin siit kantslist ja sina istud seal ja magad. Mees ütleb, aga sina ei kosta sinu jutt. Kirikupõte küsib, kuidas siis ei kosta? Ei kosta lihtsalt ja kõik. Ja küll, proovime. Ma lähen istun sinna maha, sa lähed kantslisse ja ütled midagi, vaatame, kas kostab või ei kosta. Teadki nii, mees läheb kantslisse ja ütleb sealt kõva ja selge häälega. Kirikuõpetaja käib minu naisega pühapäeviti tiiba ripsatamas. Kirikuõpetaja, kuule, siia ei kosta tõesti midagi. Kirikuõpetaja söödab, ootaks, mul on 7 minutit täis juurde. Ei ole, 1 minut on veel. Kirikuõpetaja sõidab punase tule ajal ristmiku, teisel pool on politseinik. Peab kirikuõpetaja kinni ja hakkab noomima. Tead, püha isa, ma sulle trahvi ei tee. Aga arvesta sellega, et sina pead olema inimestele eeskujuks. Et nemad niimoodi ei käituks ja arvesta sellega ka, et sa seadsid praegu ju enda ohtlik olukorda, et sa oleks nüüd autoga näiteks jääda või midagi. Kirikuõpetaja ütleb, et ära muretse, pojake. Jumal on minuga, selle peale ütleb politseinik. Nüüd teeme trahvi ära, 2 ühe jalgratta peal. Siis maamehe naine läheb maamehe juurde ja räägib, et kuule, meie poeg sai just äsja 20-aastaseks. Tead, mis ta tegi? Ta tegi DNA analüüsi. Tead, mis välja tuli või? Ta ei ole üldse sinu poeg. Ja mis veel hullem? Ta ei ole minu poeg ka. Kuidas see võimalik on? Mees räägib, et kuule, sa oled ise süüdi ju.
mäletad, 20 aastat tagasi käisin sünnitusmajas sind vaatamas. Poiss oli ennast täis teinud, haises hirmsasti. Sa ütlesid mulle, et võtta poiss mine vahet ära. Ma läksingi, võtsin tastud vastu, seda poisi asemel. Siis Viisu ja Poitu rääkisi arutavad ilmaelu ja Viisu räägib, et tead, et see põllumajandus on tuksi läinud. Näe, sooja viima ei anta mulle enam ammu, hiired hakkavad vaikselt talust ära kolima. Poitu, lähme meie ka minema. Poitu räägib, et ma ikka veel ei läheks. Ja ma kuulsin hommikusel lauas, kui peremees ütles perenaisele, et see, kui see Eesti oma põllumajanduspoliitikat ei muuda, siis me hakkame siin varsti lahus kõik seda Poitu perset hakkama. Aga